Tallinna võimuliit lagunes väga kiiresti pärast eelmist neljapäeva, kui reformierakondlasest abilinnapea Pärtel-Peeter Pere saatis koalitsioonipartneritele kirja, milles nõudis Ossinovski tagasiastumist. Päev hiljem tuli Reformierakond välja oma linnapeakandidaadi Urmas Sõõrumaaga. Teater on jõudnud oma lõppvaatusesse, Keskerakond ja Reformierakond moodustavad koalitsiooni, nii nagu ma rääkisin sellest juba eelmise kuu alguses. Nii et alates reedest on küll püütud jälle segaste sõnumitega tekitada kahtlusi, aga tegelikult on ju kõigile olnud kõik selge. Ühtegi reaalset katset tänases koalitsioonis jätkata Reformierakond ei teinud ja püüdes öelda, et on kuidagi paratamatu, et nad niimoodi sinna Keskerakonna rüppe lähevad. Urmas Sõõrumaa lubas kohtuda kõigi erakondadega, et koalitsioon saaks edasi minna. No, seda juttu ei usu enam keegi. Kuid tänaseks on kohtutud ainult Mihhail Kõlvartiga. Samuti lubas Sõõrumaa, et lõpetab poliitmängud ja linn saab juhitud apoliitiliselt. Kõigil on tänaseks selge, et Keskerakonna ja Reformierakonna võimuliit on siis kui mitte sündinud, siis kohe-kohe sündimas järgmisel nädalal. Ja kes iganes on see suitsukate spetsialistide linnavalitsus, et paraku linnaelu jäi seisma juuni alguses sisuliselt ja seisab vähemalt valimisteni välja. Tegelikult see häbikoalitsioon Reformierakonna ja Keskerakonna vahel on toiminud juba mitu kuud. Siin on selgelt Reformierakonna haldusalas valmistatud ette asju niimoodi, et see Keskerakonnal oleks meelepärane. Kas Urmas Sõõrumaa, nii nagu ta lubas, on jõudnud näiteks Isamaa jutule? Minule teadaolevalt Urmas Sõõrumaa ei ole meie juurde mingi jutuga tulnud, aga mind teeb väga murelikuks see, et ta on juba avalikult välja öelnud, et tal on plaanis trammipeatus oma ärikvartali kõrvale tekitada, nii et trammiliiklus muutuks aeglasemaks, aga kindlasti tema ärikvartali käive kasvaks. Mitte tallinlastele teadmiseks, ma olen hetkel Tallinna südalinnas Rotermanni kvartalis, kus igal pool siin minu ümber on Urmas Sõõrumaa ärihuvid. Urmas Sõõrumaa teadupärast on Reformierakonna linnapea kandidaat ja tema ärihuvid on ka seal eespool, kus on Golden Gate'i nimeline ärihoone ja sealt veel edasi, kus on hetkel tolmune parkimisplats, kus peagi asub Talsingi nimeline elamukvartal. Seetõttu küsimegi linnapea kandidaadi käest, kuidas ta hakkab linna apoliitiliselt, aga eelkõige ausalt ja läbipaistvalt juhtima. Mina isiklikult ei hakka solvama kedagi, ei hakka intriige otsima, ei hakka otsima seda, kas keegi eelnevatest on nüüd tualetid ostnud valesti või mitte ja kui ma selle avastan, siis ma võtan tema endaga ühendust, aga mitte ei jookse sellega meediasse kohe. Ja kui ma näen, et seal on midagi valesti tehtud, siis ma annan selle õigusorganitele arutada, aga mitte meediale arutada. Nii et siin ongi vahe see, kas on praktiline elu või on siis poliitilise populaarsuse otsimine. No kuidas te täna ennast selles rollis tunnete, et on juba Reformierakonna ja Keskerakonna koostööd, mis ju siit välja paistab, nimetatud häbikoalitsiooniks? Esiteks ma ei ole täna Tallinna linnapea ja me alles räägime sellest koostöövormist ja me oleme nimetanud seda siis järgi jäänud ajaks siis kas volikogu või linnapea tööplaan, millele on oodatud alla kirjutama kõik erakonnad, kes on siis huvitatud linna rahumeelsest töö jätkumisest kuni valimisteni. Jevgeni Ossinovski umbusaldamine toimub järgmisel nädalal.